Viimastel nädalatel on mu mõttes olnud sõna vaprus ja sellega kaasas käiv julgus. See on asi, mille peale ma olen palju mõelnud ja jõudnud järeldusele, et julgus ja vaprus on kõigile. Ja siin videos ma teen midagi, mis on minu jaoks natukene julge. Ehk siis ma räägin teemast, mis on mulle väga tähtis, aga natukene ka hirmutav. Nii et ma loodan, et sa naudid. Ja muide, tšau, mina olen Elisa. Tere tulemast tagasi minu väiksesse maailma. Ja ma otsustasin siin alguses näidata lihtsalt paari ilusat hetke oma väga rahulikust ja vaiksest mingist hommikust. Mulle ei mäleta enam, mis nädalapäev see oli. Igatahes, et see oli mõnus. Naudi, ma saadan sulle hästi palju soojust. Sa oled mulle väga-väga kallis. Tšauka. Ma võtsin just ühe väga mõnusa kuuma duši, mis oli üle pika aja väga meeldiv kogemus. Ma olen muidu just käinud rohkem külma duši all, sest et ma olen märganud, et mu keha läheb rohkem freeze responsi igapäevaselt, ehk siis nagu telefon, mis välja lülitub ja lihtsalt ei funktsioneeri. Nii et jahedam duš aitab mul natukene üles ärgata. Muide, tegelikult ma hakkasin kogu oma juttu juba rääkima, aga point on selles, et ma tahaksin tegelikult natuke oma juukseid patsi tulnud tõsta, et ma olen avastanud, et mulle väga meeldivad patsid. Ja siis pidi midagi veel tegema, ei mäleta enam, aga alustame sellest. Igatahes, mida ma öelda tahtsin, oli see, et jah, ma olen märganud, et mu keha läheb rohkem freeze responsi. Mulle ei tule meelde praegu, mis eesti keeles on. Külmduš aitab mu kehal natukene rohkem üles ärgata. Ma ei tee seda, et ma lähen jääkülma duši alla, ei kusagilt lihtsalt järsku. Sest et tead, ma ei usu sellesse väga just naiste osas. Selles mõttes, et eriti kui naistel on mingid hormonaalsed mured või probleemid, mis tänapäeval väga-väga paljudel on ja kehas on juba palju stressi ja siis see, et oma keha rohkem stressi ajada sellega, et käid külma duši all lihtsalt ei ole mõistlik. Ja siinkohal ma arvan, et ongi väga tähtis rääkida sellest, et on hästi palju mingisuguseid nii-öelda tervisetrende või asju, mis on populaarsed, kõik teevad neid, aga tegelikult väga paljud asjad on lihtsalt katsetatud, tulemusi jälgitud just meeste peal ja naistel mõjuvad asjad teistmoodi. Me ei ole väiksed mehed, vaid me oleme omaette liigtäitsa ja lihtsalt ma arvan, et tasub jälgida, mis on need trendid või asjad, mida me katsetame ja üldse need tervislikud, mis iganes faktid, mida me kuulda võtame ja teha oma uurimist ka. Aga miks ma hakkasin rääkima soojast dušist, oli see, et mul on täna päevade esimene päev ja ma mõtlesin, et ma ei ole kunagi varem vist väga maininud üldse päevade teemast midagi. Ja ma arvan, et suuresti selle stigma pärast, mis ikka veel vähemalt minu ajus ja kui see on kuskilt minu aju saanud, siis ma arvan, et seda on ka mujal. Igatahes selle stigma ümber, mis ikka veel päevade ümber on. Aga ma mõtlesin, et ongi aeg olla julge ja ongi aeg siis sellest rääkida. Mulle täiega meeldib, et inglise keeles öeldakse päevade kohta nii period kui moon. Nagu kuu. Ja mulle nii meeldib see väljend lihtsalt sellepärast, et päevad on ju kuufaasidega seotud, naised reaalselt häälestuvad kuuga ja häälestuvad üksteisega ja minu arust on tohutult maagiline ja lahe protsess. Nii et lihtsalt päevad kuidagi ei anna seda au sellele protsessile, mis naise kehas toimub. Aga päevad on tegelikult kuus üks mu lemmikaeg üldse. Ma tunnen ennast siis tihti kusjuures palju enesekindlamana kui muidu ja üleüldiselt see on kuidagi väga meeldiv aeg mu jaoks. Varem mul üldse ei meeldinud see, ma mäletan. Mingi 7. või 8. klassis mul olid nii hullud krambid, et ma ei saanud olla koolis vahepeal, mida ära minema. Ma olen kiirabi kutsunud, nagu tõesti sellised krambid. Ma olin täiesti kindel, et ma nüüd kohe viskan lusika nurka. See oli väga hull. Pandi pillide peale igasugu asju, miski ei võtnud muide valusid täielikult ära. Ja alles siis, kui ma hakkasin natuke rohkem sellist esoteerilist maailma päevade kohta uurima, sain ma valudest niimoodi nagu lahti, et ma ei ütleks lahti, sest et ma tunnen ikkagi oma kehas väga tugevalt vahel muutusi, aga mulle meeldib see, ma naudin seda, see on väga teistmoodi. Päevad iseenesest on minu arust nii suurepärane ja ilus näide ja väljendus naiselikkusest ja kuna me teame, et naine olla ei ole alati olnud kerge, siis ma arvan, et meil on nagu meie ühises alateadvuses naistena on juba väga palju kannatust ja valu sees ja ma arvan, et see valu, mida me läbi käime, on see ühine kannatus, need on meie enda kannatused, meie enda stigma selle ümber, meie enda häbi, enda naiselikkuse ümber, mida tegelikult ikka on
väga palju, ma arvan. Ja ma ei taha anda mitte mingit meditsiinilist nõu, absoluutselt mitte, see ei ole see, mida ma siin teen üldse. Ma lihtsalt jagan enda kogemust. Aga need infoallikad, mida mina tarbisin, seal oli palju naisi, kes jagasid, et nad lõpetasid valutablettide võtmise ja nad tunnetasid sellesse valusse, mis päevade ajal oli ja need panid tähele, mis selle valuga koos mõttesse tuli ja kuidagi päriselt tunnetasid rohkem asju läbi, kasutasid seda aega kui sellena, mis see tegelikult on alati olnud või millena seda võetud on, mitte alati muidugi, aga seda on võetud kui naiste kõige intuitiivsema ajaga üldse kuus, sest et naisi on tihti ajaloos paremates kohtades ja hetkedel, ajaloo parematel hetkedel võetud kui intuitiivseid ja tead ja inimesi, sest et meil on nii suur side ja ühendus. Just päevad on see aeg, kui see on eriti tugev. Ma tean, et mingites ühiskonnavormides, mingitel hetkedel on olnud ka see, et naised päevadel reaalselt lähevad eraldi, et olla siis meestest ja ühesõnaga teistest inimestest lihtsalt eemal, et veel eriti hästi ühendust saada kogu oma tunnetusliku maailmaga. Igatahes mina ei võtnud rohkem valutablette, kui mul oli valus ja ma tunnetasin valusse, kui käisin läbi mingisuguseid teemasid ja asju enda jaoks, mis on mulle tekitanud ja siiamaani tekitavad häbi. Ja lisaks ma veel ostsin vaarikavarreteed, hakkasin vaarikavarreteed jooma. Mida väga soovitan ja tõesti, ma räägin üks hommik, ma mäletan, kuidas ma ärkasin ülesse ja ma ei saanud voodist välja minna, sest mul oli nii tugev kõhuvalu. Ma olin nagu tugevaid kõhuvalusid varem tulnud, aga see oli täiesti teine teema. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen vetsu, tõusin püsti ja ma ei jõudnud poole tee peale, kui ma lihtsalt kukkusin maha ja ma ei saanud rohkem püsti tõusta, see oli nii haige. Ja siis ma kutsusin kiirabi, ma kutsusin oma sõbranna vist koolist veel ära, sest et ma olin nii kindel, et ma kohe surun ära. Ma ei olnud siukest valu kunagi varem tundnud. Igatahes ja nüüd nagu üleüldiselt mul mõõdub kõik väga valutult. Lihtsalt ma tunnen natukene survet ja vahepeal on valus, aga see ei ole enam ebameeldiv. Ma kuidagi naudin seda, võib-olla see kõlab imelikult, aga see ei ole halb. Igatahes, kui sa tead, kui tead ja see tundub imelik, siis lase mul olla minu kogemuses. Vot igatahes, see on üks väga mõnus aeg minu jaoks ja mulle meeldib seda veetelist hästi rahulikult võttes, kui trenni tehes siis ka väga rahulikult ja oma keha kuulates. See saab olla väga meeldiv kogemus ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Ja nagu näha, mul saavad siin patsid ka suht kohe valmis. Ma olen avastanud, et mulle tohutult meeldib patse punuda, mulle meeldib, kui on patsid. See miskipärast paneb mind tundma ennast nagu sõdalane ja mulle meeldib see tunne. Mulle meeldib tunda ennast tugevalt ja võimekana ja lihtsalt ma ei tea, miskipärast patsid annavad nii seda vaibi mulle. Kusjuures ma mäletan seda aega, kui patsid just läksid moodi, järsku kõik hakkasid nagu selliseid patse tegema ja Maria Ranaveli vist on selle eest tänada. Ma arvan, et ta oli selle trendi eest, seda ma ei ole kindel ka. Võib-olla ma mäletan valesti, aga ma mäletan midagi oli. Siis ma kuidagi lihtsalt hakkasin iseendale neid punuma ja ma ei mäleta, kuidas ma neid punuma igatahes see on väga võimalik neid iseendale teha. Ja see trikk on selles, ma ei tea, kas see on nagu siuke tavateadmine või ei ole. Minu jaoks ei olnud, on see, et kui mul on 300 juuksasja, siis tavaliselt ma hakkan punuma, nii et ma panen üle ja üle. Aga selle jaoks, et need jääks natuke rohkem pea peale, siis me paneme alt ja alt ja jäädki terve aeg nagu altpoolt punuma. See teeb väga suure erinevuse selles, kuidas nad nagu jäävad pea peal istuma. Ja veel ma tahtsin tänada selle toreda ja hea tagasiside eest, mis ma eelmise nädala videole sain. See oli lihtsalt nii tore ja armas näha, et see läks korda ja et see puudutas. See tähendab mulle nii palju. Ma vaatasin lihtsalt just oma confession boxi ja seal oli selle kohta nii palju tagasisidet ja mul oli nii südant soojendav neid sõnu kuulda ja lihtsalt tohutult armas. Aitäh!